Ründekopter Apache on maandunud Kaitseliidu selle suvine suurõppus Hunt 19 on õige pea algamas, väga tuliseks läheb. Keskpolügoonil toimub Põhja maakaitseringkonna õppus Hunt 19 ja täna oleme siis käivitamas selle õppuse teist faasi, kus liitlased alustavad väljaõpet Põhja maakaitseringkonna allüksustele, tutvustades siis soomustehnikat, tanke, soomukeid, pioneeritegevust ja meditsiini väljaõpet. Ja pealelõunal käivitame õppelahingute faasi, kus Põhja maakaitseringkonna 41. lahingugrupp viib läbi viivitus- ja kaitseoperatsioone ja meie liitlased Royal Husaarid viivad läbi siis ründava iseloomuga operatsioone. Section in the pipe, you know that they're about to stop because the driver will slam the brakes on. Limusiinides on tavaliselt 7 kohta, lahinguväljal mahub siia jalaväe lahingumasinasse ka 7 meest koos relvade, kiivrite, kuulivestide ja hunniku võitlustahtega. So, how was it? It's cool. Fast? Yeah, very fast. Very comfortable? Very fast stopping. Andrus, sa said just sõita brittide jalaväe lahingumasinaga. Öeldakse, et seal 7-kohalises limusiinis oli ruumi laialt. Kas tegelikult oli? Pidurdamise hetkel oli seal 2 kohta juures, jah. Kuidas siis esimene kontakt on möödunud? Kontakt oli vägev, selles mõttes saime tulistada, nemad said meid tulistada, sai granaate loobitud, aga lõppkokkuvõttes ei osutunud võitjateks. Kui palju või kui suure eelise see soomus siis vastasele annab? No ta annab ikka päris kõva eelise, aga samas saaks mõned kõrvad veel proovida, siis võib-olla juba teeks paremini. Kõige keerukam on see, kuidas aeg võimalikult hästi ära sisustada ja luua hea väljaõppekeskkond. Mitte nii väga õpetada, aga kaitseliitlasi teades, nemad on kõrgelt motiveeritud, nad oskavad ise õppida, et peaasi on luua hästi põnev ja väljakutsuv väljaõppekeskkond. Kuna see õppus on ikkagi ühepoolne ja stsenaarium on suuresti ette kirjutatud, siis need tankid jõuavad sinna maale, kus nad täna planeeritud on. Kui me seda ei teeks, siis võiks juhtuda nii, et tagumised mehed ja naised jäävad lahingust üldse ilma. Siis, kui kaitseliitlased lähevad koju ja on saanud mõtlemisainet, kuidas olla veel parem, ma arvan, siis me oleme väga rahul selle õppusega. Oi, siin ikka väga palju asju, et juba omakeskis seal sai arutatud ja nagu ütlen, et see terve tagasisõit on täis ainult üks õppetund teise järel erinevalt võib-olla tavapärastest vestlustest. Is there something you have learned from Estonians and Estonia's defense forces? We've learned a huge amount. It's wonderful for us to see the relationship between Estonians and their defense forces. It's such a close relationship and there's such an amazing understanding of the military and the Estonian defense force within society. And that's something that we're very jealous of. We see that close and symbiotic relationship. So you already mentioned tanks. So what would you recommend to a soldier who is facing a tank? Run away.
hide. They're big, fast and heavy, with a lot of firepower. But hopefully some of the EDL will learn some of the tricks and how they might try and approach tanks as well. So it will be a good experience, I have no doubt. What kind of new and interesting techniques you have learned from Estonian Defence League? So the Estonians have been really working, teaching our infantry how we can better move through the forests and wood blocks that are around in the area. And we've been showing them how we would use armour and our infantry tactics in the wood blocks. What your expectations and what do you think who will win? I think it's going to be a hard fought battle, but I think the British might just cuff it in the end. Kas soomub pihta tuld? Näed, lasen, pihtas. Ümber laadida. Ümber laadida. Ümber laetud. Soom. Lasen, Soom kävitatud. pihtas. Eemaldume. Tuli vastase soomuk sealt kruvi tagant, ilmus nähtavale, oli ilusti küljega meie poole, sooritasime 2 lasku, pärast mida seda ta taganes. Kas ta sai surmava tabamuse? Külje pihta sihtur, kus ta sai külje pihta? Külje pihta sai ja jällegi ette. Nii et pidi päris raske tabamus olema. Õppused olid väga õpetlikud kogu lahinggrupile ja lahingugrupi staabile, kuna esimest korda me saime tegutseda niivõrd massiivse ja mehaniseeritud vastase vastu. Minu hinnangul kõigile 4 siis task force'ile, mida ma moodustasin oma pataljonist, on väga hea, kuna kõik suutsid vastu pidada kästud ülesannet ja suutsid täita oma ülesanded. Ehk siis kõige lihtsamalt öeldes britid, prantslased ei saavutanud sellist edu, nagu nad esialgu lootsid. Kas see on esimene või kui mitmes kogemus soomustehnika vastu võitlemisel teil siis on? Esimene.